Tervitused teile kõigile, kes olete tulnud siia minu kanalile. Käes ongi juba september, minu arvates on see kuu, milles jätkuvad nüüd edasi need olukorrad ja projektid, mis suvisel ajal näiteks jäid seisakusse. Ja antud videos olengi kanaldanud erinevad septembrikuu energiat 4 erinevasse gruppi. Kui oled valmis lugemiseks, vaatame neid gruppe nüüd lähemalt. Kui valisid grupp number 1, siis selline saab olema minul sulle lugemine septembrikuuks. Ja kõigepealt alustame siis sedasi, et esimeseks kaardiks tuli sulle välja kuukaart. Kuukaart sümboliseerib alati sellist nagu teist poolt, teisespoolsusest, pimedamat poolt, öiset aega, unenäod, nägemused, ka tunnetused ja ka mingi peidetud, varjatud pool, mida ei ole nagu silmaga nagu näha. Et just tajun, et septembrikuu võib sul olla eriti kas näiteks täiskuu aeg, võib sul olla hästi intensiivne. Ma tajun, et osadel teist vist on 2 koera või koerad kodus olemas, kes on hästi tundlikud, kui on täiskuu aeg või on selline kuidagi, jah, kui energiat on õhus siuksed intensiivsemad, siis need koerad on ka ülitundlikud selles osas. Ja jah, et see septembrikuu on selline siis kas unega või kuidagi nagu unenägudega on selline nagu hästi palju on seda, et tuleb nagu peale ja siin ma tajun osade puhul on ka siuksed magamata ööd võivad esile tulla, kas tööga seoses, kellel lastega, kooliga. Et kuidagi ka elu võib nihkuda nii-öelda öisel ajale rohkem, et tuleb rohkem toimetada öisel ajal, kuna siis on rohkem aega või on mingi teatud vaikus olemas, et nagu siukest lärmi või siukest häirivat olekut on nagu vähem. Ja siit jah, et siuke kuu energia, et mõnedel teist võib-olla on hästi tugev selline kuu energia ka võib-olla sünnikaardis, kas kuu on Vähis või Skorpionis, tuli nagu esile, et siin on Skorpion olemas, et siuke vesine, kellel on niuke vesine kuu sünnikaardis, et teie tunnetate just hästi tugevalt seda septembrikuu energiaid ja siis unenäod võivad olla ka hästi-hästi intensiivsed. Teise kaardina tuligi välja, nagu ma enne just rääkisin ka osadel, nagu, kellel on lapsed, et perega aeg on võib-olla nagu rohkem nagu, pannakse rohkem rõhku siis perele. Et just ma tajun, et nagu just nagu lapsed on nagu tugevalt mängus, et osadel võib-olla lapsed on lasteaed, osadel kooli. Ja et siuke perega on väga hea aeg selleks. Ja rohkem nagu ma tajun ka siukest õues olemist, et looduses olemist ja kus on võib-olla vesi lähedal, et see oleks väga mõnus koht. Et siuke, võib-olla ongi siis grupp number 1 on ka rohkem selline veeelementide esindaja, et siit on tunda siukest hästi palju emotsionaalseid tundeid ja selliseid nagu ka imelisi nagu südamest tulenevad sellised siirad tunded tulevad ka hästi tugevalt esile ja just nagu siuksed vesised sellised mõnusad. Ja loomulikult ka armastajad on ilusti esindatud, et tundub jah, et grupp number 1 on suunatud hästi tugevalt siis oma energiat ja fookused peresse, kellele partnerisse. Ja siuke ka romantiline olek on selline tugev või siuke, mõned teist võib-olla leiavad omale hingekaaslase septembrikuuses, et kas liigub järgmisele tasandile ja siit on jah siuke nagu intensiivne ja osadel teist ma tajun, et võivad tulla esile unenäod, nägemused seoses teie perega, lastega või siis partneri osas, et saate nagu mingit kanaldusi nagu tugevalt. September annab just võib-olla täiskuu aega on võib-olla selline, kus on hästi tugevad kanaldamised. Siis on see saatuse rattakaart esindatud. Siin ma näen, et on nagu, tuleb jah muutus sisse, tahab tulla ja see on nagu saatuse poolt ongi, et kellel on ette nähtud näiteks
uus kaaslane, kellel on ette nähtud, et nüüd on aeg minna edasi järgmisele tasandile oma hetkekaaslasega, kellel näiteks võib-olla abielu või kihlumine, ka perega, võib-olla kellelgi on perelisa tulemas. Et see on nagu ongi niisugune saatusepoolne selline muutus tuleb sisse septembris ja võib-olla sellepärast ongi tunda niisuguseid intensiivseid energiaid, et isegi kui asi on hästi positiivne, see on ikka niisugune nagu hästi intensiivne ja väsitav võib kohati olla, aga see on nagu jah, tundub, et ongi nagu kõrgemalt poolt ette nähtud, et nii peabki toimuma niisugune muutus ja edasiliikumine sinu elus. Ja siit selle kaardi koha pealt ma tajun seda, et osadel teist on natukene kas obsessiivne või ebatervislik suhtumine kas endasse või kellegi teisesse. See võib ka olla kas inimene, see võib olla ka osadel lapsed on ju, või kaaslane, või on ka mingi mõttemustrid, et on kinni aheldatud ja ma tajun seda natukese nagu niisugust ebatervislikku olekut, suhtumist millessegi või kellessegi. Et see võib natukese ka pimestada või võib mingisugune side osadel teist olla hästi intensiivne, et ei näe nagu võib-olla jah, nagu selgelt nii-öelda, et on nagu ketiga aheldatud kinni siit. Et see energia tuleb läbi, aga ma tajun, et see on lihtsalt nagu kuidagi ongi nagu septembrikuuses, et võib-olla lihtsalt need kuu energiad ja need kõik on ja ka need mingid planeetide seisud hetkel lihtsalt lükkavad ja paiskavad kõik nagu nii segaseks ja nii nagu tekitab illusioone, et on natukese nagu raske nagu läbi näha. Siis selle kaardi koha pealt ja ma tajun hästi tugevat naise energiat, et kes valisid grupp number 1, et ma tajun, et suurem osa teist on tõenäoliselt emad ja kes on hästi pühendunud oma lastele, oma perele. Ja sinu selle emaduse ja emalik energia on ka hästi tugev, ma tajun septembrikuuses, et ideed või mõtted või kuidagi oma olemuselt oled nagu ka sihuke viljakas, et kõik asjad nagu selles mõttes on nagu jooksmises ideed ja need, mis sa tahad nagu reaalsuseks tuua, et ma näen, et septembris täiesti soodustab seda, et paljud teist võib-olla tahavadki olla selles emaduse ja selles viljakas energias, et mingid ideed käiku lükata ja osade ma tajun hästi tugevalt ongi nagu lastega tegelemise aeg. Siis selles kaardis ma tajun seda, et see on mingisugune uus põnev asi võib ka teil osadel olla, millega pole enne tegelenud, et on alles lapse kingades. See on niisugune nagu põnev ja see on niisugune võib-olla loominguline kirglik teema, mida hakata nagu uurima, nagu see poiss uurib seda puupulka nii-öelda, kus on väiksed võrsed välja hakkamas, kasvamas. Et seda ma tajun ka sinu puhul, et sa hakkad midagi uurima, midagi õppima, midagi selgeks tegema. Et olenevalt teemast, kas on lastega seotud, kooliga seotud, tööga seotud või on lihtsalt ongi niisugune endal mingisugune isiklik hobi, et nagu hakkad midagi uurima, tahaks rohkem nagu aru saada, tahaks rohkem mõista antud teemat. Ja siis veel viimane sõnum teejuhtidelt on see, et siin võib olla natukese ka mingit võitlust esile tulla, et see võib ollagi seotud midagi, mis on nagu lööb asjad natukese nagu laiali või nagu toob segadust nagu selle kaardi puhul, et siit ma ikkagi tajun, et võib-olla just nagu võib-olla sõnadega võitlus või selline nagu, et mingit järeleandmist ei tehta või see on nagu täiesti eraldi sõnum. Ma ei tunne, et see puudutab teid kõiki, aga ma tunnetan, et osadel teist on nagu mingi argumenteerimine, aga see ei ole nagu päris selline nagu õiglane, et see rohkem nagu keegi nagu manipuleerib, et võib-olla ongi ikka seotud sellega, et kuukaart, nagu ma ütlesin, et on mingi varjatud, peidetud teemad, et
ei ole asjad nii nagu selged, nii nagu peaksid olema, aga ja nagu ma ütlesin, et see ei puuduta teid kõiki, et osadel teist ma tajun, et on mingisugune sihuke teema ka käsil. Ma paneks ka veel lisasõnumid siis teile septembrikuu osas, et mis on veel lisasõnumid grupp number 1 septembrikuu osas, et siit tulid 2 kaarti välja. Lisasõnumit ma näengi, et lasta lihtsalt kuidagi asjadel voolata ja liikuda. Ja kui ongi sihuke nagu vaiksem aeg, siis nagu vaadata, mis vesi peegeldub, et mis sealt taevast tuleb esile, kuidas need pilved siin on nagu esindatud läbi vee, et vaadata rohkem sihukest selget vett kui mingit tormist. Ja kui on tormine, siis lasta seal tormil nagu liikuda ja olla. Et võib-olla see torm ja see illusioonid ongi siin nagu kuna ma näen, et see tuleb ikkagi esile, et lasta sellel olla, vaadata, kuidas see liigub, võib-olla mitte liigselt mingid otsuseid kohe vastu võtta või natukese analüüsida, oodata, kuni asjad nagu maha rahunevad või nagu selginevad, ütleme niimoodi, et on korrektsem öelda, et asjad selginevad rohkem, et siis on nagu sihuke kainem pilk ja mõistus näha paremini mingit olukorda. Et sellised on minu sõnumid sulle, kallis grupp number 1 septembrikuuks 2023, et võta need sõnumid sellest videost kaasa, mis sind kõnetavad ja aitavad edasi. Ja kui sulle see video meeldis, võid jätta like'i ja kommentaari alla. Ja ma soovin sulle kõike head ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema minul sulle lugemine septembrikuu 2023. Alustame siis kõigepealt esimesest kaardist ja tuli välja müntide 5. Et selle kaardi puhul ma tajun võib-olla seda, et on natukene selline kas haletsemise energia, endas kahju ma tajun, osade puhul ma tajun, et on kellegi teises kahju. Kuidagi natukene selline melanhoolne olek või on nagu mingid asjad ei ole läinud nii, nagu oled soovinud. Siin võib ka tulla esile finantsiliselt on olnud raskem aeg ja see võib ka jätkata ka septembrikuuses edasi. Ja ma näen siin, et nagu tekib selline tunne, et nagu on nagu lootusetu olukord mingis osas. Samas ma näen, et kui vaadata ka siia on ju aknale, et tegelikult on nagu suunatakse nagu valgus või energia akna kaudu nii-öelda välja ehk näidata neid münte, et tegelikult on mingi võimalus ja abi on nagu olemas. Aga hetkel ollakse nagu väljaspool ja vaadatakse ainult nagu väljaspoolt, et mis mina või mis mina ikka või ei saa, on ju. Ma tajun, et siin võib olla ka natukese raskusi võib-olla abi vastuvõtmisega, et üritatakse nagu omal jõul, ehk siis nende keppide abil on ju iseennast edasi lükata, edasi liikuda. Et on jah selline nagu olukord, et mis ei ole nagu kõige rahuldus pakkuvam ja et samas abi ka kas võib-olla ei julgeta küsida või ei osata küsida või ei teatagi, et see abi on äkki ümbruses, aga siin ma näen ikkagi, et on olemas. Lihtsalt sa võib-olla ei ole seda tähele pannud ja et ma tajun, et september võib-olla annab siis jah, nagu valgustab läbi akna, et küsi abi. Et siin tuleb sihuke nagu abi energia välja. Siis jah, nagu ma just enne rääkisin, et 2 kaarti ma näen käed käsikäes, et müntide 5 ja veekarikas, et siit ma nagu tajungi seda ikkagi, et midagi ei ole läinud nagu nii, nagu oled soovinud, et oled võib-olla proovinud
just tajun mõne puhul, et 3 korda on juba proovitud mingit asja ja ei ole midagi õnnestunud, et need karikad läksid ikka pikali. Ja samas sul on ikkagi 2 karikat püsti veel. Ja siit ma tajungi ikkagi seda, et sul on veel 2 võimalust vähemalt. Et sul on kas 2 inimest, kes saaksid sind aidata, 2 mingit võimalust uuesti proovimiseks. Et see ei ole nagu lõplik vastus, et see tundub küll frustratsiooni pakkuv hetkel, et asjad ei liigu, ma ei näe mingit paranemist hetkel, aga samas on siin, et sul on 2 võimalust ja ma näen, et september annab sulle veel võimalus ikkagi proovimiseks. Et tuleb edasi proovida, et vahel on raske küll, aga september annab uue nagu neitsi energias sulle, et ei ole veel nagu maailma lõpp nii-öelda, et proovi uuesti. Ja siit tuleb ka siuke osadel teist võib olla elus kõrval siuke konkreetne meesterahvas või olete ise oma olemuselt selline õhuenergia esindaja, selline konkreetne ja hästi nagu peas kinni võib-olla. Aga ma tajun just rohkem, et siin on mingi meesterahvas mängus, kes annab mingit kas konkreetset nõu, infot, see on siuke otsekohene, emotsioonide vaba nii-öelda, et nagu rohkem loogiline ja loogiliselt läheneda, kuidas just mingit olukorda või situatsiooni nagu parandada. Et mingi inimene ma ikkagi näen, kes on nagu, kes üritab teid nagu maa peale tuua või näidata nagu, et vaata nüüd asja kainema pilguga või vaata nagu, ürita asja nagu teisiti näha, et võib-olla liigselt ka see olukord on jäänud kinni nii-öelda, siis oled liigselt nagu emotsioonides vaadanud seda olukorda, aga nüüd on nagu jah, ma tajun, et tuleb siuke nagu loogiline meesenergia vahele, tuleb hakata nagu sedasi mingit seda olukorda või mis ei ole nii nagu peab olema, tuleb seda hakata nagu lahendama või vaatama või analüüsima. Ja et tuleb siuke jah, kinnine energia jällegi. Et oled kinni, oled enda mõtetes kinni, oled olukorras kinni ja mingi idee sul nagu kuklas on, aga ma ei näe, et sa oled nagu päris nagu valmis nagu edasi liikuma või välja astuma. Et siin ma tajungi, et tuleb mingi utsitav energia, et aitab küll, et tuleb nüüd välja astuda, et oled saanud selles olukorras olla, oled saanud seda valu võib-olla tunda, et nüüd tuleks jah välja sellest astuda, et see olukord ise nagu ei lahene. Siis ma tajun ka osade puhul teist võib ka mingi naisterahvas olla. Keegi, kes on suhteliselt enesekindel, suhteliselt hea tunnetaja, tunnetan hästi tugevalt lõvi energiat, heledate juustega naisterahvas keegi teie elus. Tundub, et on siuke ka või võib-olla veidi vanem, aga ka siuke hästi otsekohene, julge, särav naine. Tajun just, et võite ise ka see olla, aga ma just tajun, et paljude puhul on teil on see kõrval see naine või tuleb ootamatult see naine teie kõrvale, kes võib-olla hakkab teid motiveerima, lükkab teid edasi käima. Mul lõi veel pähe, et osad teist võib-olla on füüsiline paranemine. See võib olla osadel teist füüsiline terapeut või keegi, et tuli nagu jah, siuke sõnum ka siit vahele korraks. Et keegi motiveerib teid, kellel meesterahvas, kellel naisterahvas, ma tajun tugevat nagu siukest motiveerija energiat tuleb siit hästi tugevalt esile. Ja siin ma näen ikkagi, et võib-olla kui see kuu algus ja keskpaik on selline kinnises olekus või kuidagi hästi introvertses olekus, siis ma tajun, et see kuu teine pool tuleb nagu idee sünnib, mõte sünnib. Võib-olla keegi inspireeris teid, et see naine või meesterahvas ei pea olema konkreetselt inimene teie elus, aga see võib olla ka keegi sotsiaalmeedias, nägite kellegi videot või kellegi nagu sõnum ka võib-olla mingis olukorras, mis ta pidi läbi elama, et mis ta tegi ja võib-olla see teid inspireerib. Et ma näen, et tuleb siuke uus idee, mõte ja tahe nagu mõõk enda kätte võtta, ehk siis tahe võtta kontroll
ise kontrollida seda olukorda, et võtate nagu vastutuse enda kätte, et ma olen valmis. Et see mõõk on nagu, et ma olen valmis ja see käib nagu jah, mõttetasandil käib see nagu, läheb pirn põlema, et ma olen valmis tegema muutust. Et esimene samm tuleb siis, nagu ma tajun, septembrikuuses. Siit tuleb järgmine meesterahva energia välja, et võimalik, et on tulemas inimesi teie ellu, kes siis on oma infoga, kellel ka rahaliselt, ma tajun, et osadel, kellel rahaline probleem, et on võimalus saada rahalist abi. Ja ma just tajun, et ongi nagu rohkem nagu mingi meesterahva poolt. Tundub siuke sõnni energia tuleb siit tugevalt esile, et siin osadel teist võib-olla on ka abikaasadel. Et ma ikkagi, on inimesed on ümber, et see abi suunatakse teile, et nüüd on ise asi, kuidas teie seda nagu vastu võtate, et ma näen neid inimesi ja inspireerivat energiat hästi tugevalt, et on see järelikult näitabki seda, et ongi aeg välja astuda, olukorda muuta, parandada, aga see tuleb siis, kui oled ise valmis selleks. Ja siis veel lõpetuseks teejuhtide energia poolt ma näen seda, et asjad lähevad paremuse poole, et sa leiad mingi oma enesekindluse, oma tugevuse, oma tagaala, sa hakkad midagi ise üles ehitama, midagi ise oma selja taha koguma, et see olukord õpetab sind nii palju, et septembris hakkad asju teisiti nägema ja ma näen, et siin see teisiti nägemine aitab siis sul oma elu täiesti nagu muuta kardinaalselt. Et ma näen, et see juba septembri lõpupoole võid juba enda õlale patsutada ja öelda, et ma olen tubli. Ma lõpuks ometi võtsin asja käsile või osadel teistel lihtsalt selline, et toimub progress, tugev progress siis septembri teisel poolel ja see on väga hea tunne, et viinamarjad kasvavad on ja mündid on selja taga, et hakkab mingi kindlus tekkima ja ma näen, et sa oled ise nagu suurelt selle taga ka, et asjad oleksid paremad. Ja siis ma vaatan veel paar lisasõnumit ka septembrikuu osas. Mis on lisasõnumid veel grupp number 2-le? Septembrikuus 2023. Nii, kõigepealt tuli välja ilukaart. Et võib-olla on seotud osadel teist välimusega või ma tajun jah just nagu, mis puudutab nagu osadel on nagu jah, välimusega või on siuke füüsiline taastumine või et selle läbi selle sünnib mingi uus teist laadi ilu. Vaatame veel lisaks. Nii, lootus on olemas. Ma tajun ikkagi, et olukord tundub võib-olla esialgu lootusetu, aga tegelikult lootus on täiesti olemas, et asjad muutuvad paremaks. Nii-öelda torm vaibub, need suured lainetused, mis tundub, et käivad ülepea ja nuputavad, taanduvad samamoodi. Ja siin veel siis sügavuse kaart, kus on hästi palju kalakesi väljas siin ja siuke teine lood nagu täiesti teine maailma ilu, et sul avanevad nii-öelda siis uued arusaamad, su silmad avanevad milleski, mida sa enne ei ole näinud, et nüüd sa hakkad nagu sügavust nägema, sa näed enda sügavust, sa näed olukorra sügavust, sa näed, kuhu asjad tegelikult peaksidki minema või liikuma. Et ja selline lugemine oli mul sulle, kallis grupp. Et selline lugemine oli siis mul sulle, kallis grupp number 2. Ja ma soovin sulle kõike head ja palju tugevust, vastupidavust, kui on vaja. Ja et sa oleksid inspireeritud siis erinevatest positiivsetest energiatest. Ja kui sulle see lugemine meeldis, võid jätta like ja kommentaari alla. Ja me kohtume järgmises videos. Tšau!
kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema minu sulle lugemine septembrikuuks 2023. Ja alustame siis kõigepealt esimese kaardiga ja sulle tuli välja saatuse ratas. Saatuse ratas tuleb siis välja, kui elu toob sulle sisse muutuse, mis on ette nähtud siis saatuse poolt, olgu see positiivne või negatiivne, aga see on mingi siis muutus, mis peab sündima. Ja selleks on nüüd õige aeg ja kohe vaatamegi lähemalt, et millega seoses võib siis see muutus olla seotud. Kõigepealt siis siit ma näen, et valikuid on palju, et sa natukese võib-olla oled ise segaduses, et sa pead, võib-olla see muutus ongi seotud sellega, et sa pead septembrikuuses midagi ära otsustama, pead valima ühe karika, aga sa ei tea millist. Et üks tundub ahvatlev, teine tundub hea, kolmas tundub täitsa hea, neljas võib-olla natuke kahtlane, aga samas ei ole ka kindel, et on natuke siuke segaduses olekut aga samas tuleb teha valik, et nüüd võib-olla see siis saatus toobki esile sulle uuesti need energiat, sa pead nüüd midagi ära otsustama, et sa pead tegema valiku, kuna enam aega ei ole rohkem selleks, et septembrikuu ongi siis see viimane tähtaeg nii-öelda, et tee nüüd otsus ära. Siin kolmanda kaardi puhul ma tajun seda, et müntides, et siin võib olla seotud kellel karjääriga näiteks, et võib-olla ma tajun, et osad teist võib-olla ei ole mõnda aega võib-olla töötanud või võtsite suvise aja nagu vabaks ja nüüd septembris tuleb siis edasi vaadata, et kuhu edasi et kuhu kandideerida, mis on see uus teekond just karjäärialas, kuhu tahad edasi nagu liikuda. Aga ma näen nagu mingit pakkumist, et tuleb mingi võimalus, tööpakkumine näiteks, või võimalus raha teenida, või võimalus, see võib ka olla mingi projekt või keegi lihtsalt, kui te teete midagi näiteks kätega, olete loominguline või teete nagu mingit füüsilist asja, et teil on mingi oskus selleks, siis keegi võib tellida teilt midagi näiteks. Et ma näen, et mingi nagu pakkumine on tulemas, et kas see on nüüd nagu tööpakkumine selles mõttes nagu pikemajaline või on mingi projekt või midagi, mida te oskate teha, et teile tullakse siis niisuguse pakkumisega esile. Siis tajun ka siin seda, et see pakkumine võib olla ka nii-öelda, keegi tunneb teie suhtes huvi näiteks, et tahab edasi teid rohkem võib-olla tundma õppida või viia suhet edasi järgmisele tasandile, kutsuda välja, et ma tajun ka sellist energiat osadel teist. Et see on keegi, kellega võib-olla on väga hea ka läbisaamine, hingeline side. See võib olla ka koostööpartner selles mõttes, kellega oleks väga hea ka koostööd teha mingi projekti osas, et teil on nagu sarnane nii-öelda silmavaade, arusaamine asjadest. Et see võib tulla sellelt inimese poolt, et osadel teist on see romantiline, osadel on nagu koostöö osas, et on väga hea klapp nii-öelda. Ja osadel võib ka mitu valikut tulla, et sellepärast ongi nagu siuke segane natuke september, et valikut on nii palju, et ei tea nagu mille vahel valida Siis õigluse kaart on esindatud, et siit selles kaardis ma tajun ikkagi seda, et tuleb nagu et see õige otsus tuleb ikkagi ära, et see võib aega natuke võtta, aga ma tajun, et see on õige otsus ikkagi, mis sa lõpuks ise otsustad, kuhu sa edasi liigud, kellega või mis teema osas, et siin tuleb ka kaalude energia läbi, et võib-olla on kellelgi teist või olete ise kaalude energia esindaja, kes kogu aeg hästi palju kaalub, proovib, paneb kirja plussid, miinused, et kuidas oleks parem, aga ma tajun, et see natukese aega võtmine selleks ongi väga hea, et ei ole vaja kiirustada, et ma ei tunne selleks, et september nagu selles mõttes, et sa pead kohe 1. septembriks ära otsustatud saama, et sul on terve september aega see otsus ära teha. Ja
jah, et ma tajun ikkagi seda, et see otsus tuleb, et ta võtab aega, võib-olla see otsus saab otsustatud nii-öelda siis septembri teisel poolel. Et siuke energia tuli siit välja. Siis ja jällegi laste energia on tugev, et võib-olla siin tõmbas ka grupp number 1 hästi tugevalt, et siin võib jälle seotud olla lastega, kas on võib-olla see, et kuidagi kooli kohta on kahtlane või ei olda rahul või lasteaia kohta, kuidagi nagu midagi on nagu lastega seotud, et ma just tunnen nagu väiksemad lapsed rohkem, et siuke vanus 5-8, et kuidagi nagu jah, lastega on ka, et on vaja ära otsustada, kuhu nad nii-öelda siis edasi saata või nagu kuidagi on niisugune nagu segane või niisugune valikuid on palju, aga ei suudeta nagu ära otsustada. Et jah, et lapsed on ka tugevalt seotud, mitte muidugi kõigil teist, et need, kellel loomulikult lapsed on ju. Siis ja nagu ma ütlesingi, et kuna panen natukese lähedamaks, nii, et kuna asjad on veidi segased ja niisugune udune mõne koha pealt, siis siin on ka see kuukaart väljas, et jällegi grupp number 1 oli ka see esindatud, et kuu energia võib muuta asjad veelgi intensiivsemaks ja segasemaks võib-olla, eriti kui olete tundlikud täiskuu osas ja unenäod võivad tulla esile ja sihuke natukene nagu jah, udust olekut on selle koha pealt, aga ma ei tunne, et see on terve kuu, vaid ma tunnen just siis, kui see täiskuu aeg on näiteks hästi tugev ja jah, et ei nagu natuke sihukest jah, vajata aega nagu, et teha selge otsus, et see kuu algus võib olla jah, natuke nagu noh, ei suuda kohe ära otsustada, aga kuidagi see ikkagi see otsus või lahendus ikkagi tundub, et tuleb ikkagi septembrikuuses või noh, ta peab tulema, et siin ei saa nagu edasi ka enam midagi lükata. Ja siis veel viimase kaardina siis teejuhtide poolt kanaldatud sõnumina ma näen, et kuu lõpp läheb kiireks, et tuleb sihuke kiire edasiliikumine, on sihuke uus motivatsioon nagu tagasi tulnud, sihuke tegutsemistahe, sihuke enesekindlus tuleb tagasi ja ma tajun, et kõik siuksed energiad, mis võib-olla kuu alguses on rohkem nagu puudulikud, on hästi-hästi tugevad siis kuu lõpupoole ja see on kuidagi, et see aitab nagu edasi liikuda ka järgmisele tasandile ja järgmisse kuusse on juba omad energiad esindatud, et kuu lõpp tuleb siis jah selline, et võib minna elu kiireks nii-öelda. Ja vaatame siis veel mõned lisasõnumid septembrikuu osas sulle, kallis grupp number 3. Mida veel tahab? Nii, ma näen, et toimub mingi laienemine sinu elus, et osade puhul ma tajusin nagu kodu osas, et kes otsivad koduga seotud on nagu küsimused, kes tahavad suuremat kodu saada, kuna kas on lapsed või loomad on ju, et on vaja ruumi rohkem, toimub nagu, et jah, ma tajun sihukest laienemise energiat, et see on sellega seotud. Ja et see suurem laienemine toimub siis kuu teisel poolel. Vaatan veel. Et ikkagi on rõõmuaeg, et ei tohiks seda ka ära unustada, et on ka põnevad ajad, kellel lapsega, kelle peredega või oma perega, oma kaaslasega, et seda ei tohiks ka ikkagi ära unustada, et kogu selle virvarri keskel, mis septembris toimub või tuleb ära otsustada, et mitte ära unustada ka seda rõõmu poolt, seda, et see sinu sisemine laps tahab ka nagu elada ja mängida ja olla. Ja siit veel lõpetuseks siis täiesti viimane sõnum, et on sihuke julgus. Ja et ja ma nagu ma ütlesingi, et sihuke taas nagu motivatsioon või enesekindlus tuleb nagu tagasi, et see on nagu kohe täitsa nagu tervislik enesekindlus ja sihuke hea olemine ja selline. Ja et see tuleb nagu läbi sinu enda julguse, et sa võtad nagu
selle vastutuse enda kätte või kuidagi selle otsuse, mida sa võib-olla oledki kartnud tükimat aega, et nüüd sul tekib mingit sorti julgus see ära teha. Ja minna julgelt lainetesse ja ujud sealt ilusti edasi ja välja ja panedki kaugemale ka. Et sedasi ma jah tajun nagu, mis siis septembrikuu võib sulle tuua, kallis grupp number 3, et kui sulle see lugemine meeldis, võid jätta like'i ja kommentaari alla ja loodetavasti siis need sõnumid on sulle abiks ja aitavad sind edasi. Ja ma soovin sulle kõike head ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 4, siis selline saab olema minul sulle lugemine septembrikuuks 2023. Nii, kõigepealt siis alustame esimesest kaardist. Ja selleks tuli sulle siis ärkamise kaart nii-öelda, ehk siis kohtuotsus. Siit ma tajun sellest kaardist ja jällegi tuleb ka mingi muutus esile. Võib-olla grupp number 3 sind tõmbas ka, et niisugune suur elumuutus tuleb esile, et on mingi uus rada, mida tuleb hakata käima. Et septembrikuu võib siis olla ka selles mõttes, et vaatad tagasi, kus sa olid ja kuhu sa oled hetkel jõudnud ja kuhu sa oled edasi liikumas. Et see on selline mingi pöördepunkt ikkagi ronib sinu ellu sisse, et tuleb võtta nüüd uus teekond esile, aga selleks, et uuele teekonnale minna, tuleb vaadata vahepeal tagasi, et mis oli minevikus, mida õppisid, mis olid raskemad hetked selles, ka positiivsed hetked ja et siis saaks nagu edasi minna nagu jah, uuele teekonnale. Ja et siin ma näen, et see võib suurem osa seotud olla sinu endaga. Aga ma näen seda, et see kaart näitab, tähekaart alati näitab seda, et sa oled õigel rajal, õigeles, nagu sa oled täpselt seal, kus sa peadki olema. Et sa oled endaga, ma näen sellest kaardist ikkagi, et sa oled teinud palju tööd endaga. Sa julged olla sina ise, et siin see alasti olek on ka see, et ma olen nii, nagu ma olen. Et kellele ma meeldin täpselt sellisena, nagu ma meeldin, siis on tore, ja kui ei meeldi, siis suva on ju. Et siit on jah tajuda seda, et sa oled ise endale täht. Ja kuna sa särad hästi suurelt nagu see suur tähtki siin, siis sa võid sellega ka nagu septembris nii-öelda ligi tõmmata, et oled nagu tähelepanu keskpunktis, et sa oled endaga hästi palju tööd teinud ja osadel teist ma tajun seda, et on tugev veevalaja energia teist. Et teil võib kas siis päike, kuu või tõusumärk olla või kannata hästi palju sünnikaardis veevalaja energiat. Ja osadel ma tajun, et on sünnipäev võib-olla siin septembrikuuses. Aga samas ma tajun jälle ikkagi niisugust veevalaja energiat. Et niisugune selles mõttes rohkem spirituaalsem kuu saab sulle olema. Niisugune vaimne areng, et see on seotud sinu endaga tugevalt, et on selline muutus, edasiliikumine, mis puudutab sind ennast nagu üksi rohkem. Siis maagikaardis ma tunnetan seda, et sa oled valmis uut rada vastu võtma, sa oled valmis uut sinaga vastu võtma. See töö, mis sa oled teinud endaga, kas sisemiselt või töötad mingi projekti kallal, et sa oled valmis nagu järgmist sammu tegema ja maagikaart nagu ka utsitab tegutsema, sest et energiad on selleks avatud, uued energiad on avatud, et tuua siis kas mingi järgmine idee või mõte reaalsuseks. Ja ma tajun, et sa oma olemuselt oled ka selline tegutseja tüüp. Ja jällegi järgmine, see on õhukaart, kaksikute kaart, et jällegi on ka siis kaksiku veevala energia on sinust tugev. Et see on mõttetasand on hästi tugev sinus, et nii kui sul mõte idee tuleb, sa tahad seda kohe nagu teoks viia, mis on iseenesest väga hea nagu omadus. Järgmise kaardina ja et
enesekindlus on täiesti olemas, et oled niisugune ka tuleenergia esindaja võid olla, et niisugune lõvienergia tuleb esile, et oled nagu täiesti heas seisus endaga, ma tunnen, aga see tasakaal ja hea seis endaga tähendab ja niisugune nagu motiveeritud olek, see on tulnud tänu sellele, et sa oled iseendaga hästi palju tööd teinud ja sa oled ise võtnud sellise suhtumise ja mõtteviisi endasse, et minust oleneb väga palju nii-öelda, et mis elu ma elada tahan, et see olenebki siis, mis mina selleks teen. Et ma tajun sellist nagu suhtumist ja et sa ei hakka ootama, kuni keegi teine või annab jah, et tuleb idee, teen ära, tegutsen, et sa ei jää nagu millegi taha kinni, et tunnen väga tugevat karikat või seda tugevat karakterit grupp number 4, et kes valisid selle grupi, et olete oma olemused hästi tugeva iseloomuga, niisugune põnev isiksus. Sa oled täpselt see, kes sa oled, omamoodi oma peaga mõtleja, et sa tegutsed täpselt nii, nagu sulle sobib ja see on väga-väga tore on seda nagu selles lugemises näha, et väga meeldib see energia. Mulle väga meeldivad need kaardid, mis on praegult välja tulnud. Siis järgmise kaardina ma näen, et on siin müntide kuningas on esindatud, et siit tuleb selline sõnnienergia, kaljukitse energiat tajusin, et niisugune mehelik enesekindlus, et tunnen, et see, kes selle grupi valisid, on loomulikult on nii mehed kui naised, on ju, aga ma tunnetan rohkem ka niisugust mehelikku, ma tunnetan, et see grupp on rohkem nagu mehe energias nii-öelda tegutseja, et sa oled tegutseja, et sa ei ole ootaja, sa ei ole nagu jah, vaatab, et tegutsed juba, et tajun ka seda, et sa oled suhtelises heas seisus ka võib-olla finantsiliselt ja karjääriliselt, et kuidagi nagu üleüldine väga hea niisugune rahulolu tunne on, et osadel teist ma tajun, et on võib-olla abikaasa on selline kas hästi särtsakas naine või on siis selline kahe jalaga maa peal olev meesterahvas, on ju. Et ma tajun hästi niisugust rahu, kindlust, enesekindlust, niisugust head tasakaalu, niisugune hästi tervislik energia tuleb sellest grupist, et vaimne tervis on hea, füüsiline tervis on hea, ma tajun nagu üleüldiselt kõik on nagu terviklik, et kõik on nagu väga hästi nagu just sulle eriti veel siis septembrikuuses, et väga-väga super. Ja siit selles kaardis ma tajun seda, et siit tuleb selles mõttes ootamise energia, et ootate mingit uut võimalust, et kui on mingi hea aeg midagi teha, et nüüd ootate seda aega, seda võimalust, et teostada siis midagi. Õigluse kaart on väljas, järgmine õhukaart, see on kaalude kaart, et meil on hästi tugev sihuke õhuelementide esindajad on kokku kogunenud just siia grupp number 4, et ma tajun seda, et jah, mingi valiku teete ka, et ootate mingit valikuvõimalust, mis tuleks esile, et siis saaks nagu edasi liikuda elus, et selle õigluse kaardiga ma tajun seda, et see on midagi, mis on teie enda huvides, nagu mis kaitseb teid ennast, teie vaimset tervist ja füüsilist tervist. Et on niisugune mõõk on teil kindlalt käes nagu, et ei lase endale nagu ligi mingit jama või müra või madalaid energiaid. Ma tajun niisugust tugevat kaitset ka grupp number 4-le. Et niisugune väga mõnus, nagu väga mõnusad energiat on esindatud. Ja lõpetuseks siis teejuhtide poolt kanaldatud sõnum on siis mõõkade 2, et jaa, mingi asi ikkagi te ootate, millal mingi valik ära teha, et tajute vist väga tugevalt, et hetkel ei ole soodus, et see võib-olla tuleb siis septembri lõpu poole, on mingi edasiliikumist oodata millegi osas, et
hetkel nagu noh, ootate veel ja ma tunnen ka seda teist sõnumit on see, et mul on mõõgad käes, ma ei lase endale ligi mingeid madalaid energiaid, mingit negatiivsust, et ma tajun just nagu, see ei käi kõigi kohta, et osade puhul ma tajun seda, et selle õigluse kaardiga, et siin osadel võib-olla on seotud see suur transformatsioon iseendaga, kuhu olete jõudnud, et nüüd teil on mingit sorti võib-olla kaitsekilp ette pandud, et te ei lase endaga enam mängida või enam endaga olla, et jaa, et siuksed erinevaid energiaid ma nüüd tundsin lõpupoole. Tuli siia läbi, aga põhiliselt ma tunnen, et siuke september saab olema väga mõnus kuu, siukene, see on siuke nagu patsuta enda õlale, oled teinud tublit tööd, et väga nukksed, mõnusad energiad. Ja vaatame lõpetuseks veel siis paar lisasõnumit, et mis on siis veel lisasõnumid grupp number 4 septembrikuuks. Ops, nii kõigepealt tuli välja siis, et olete kuuldud, et mis iganes te tahate nagu rääkida, kõneleda, endast välja anda, et see sõnum võetakse nagu vastu, et ja viimase sõnumina siis armastus on ka hästi tugev, et kiirgate, et see, jah, ma tunnetan just nagu rohkem võib-olla enesearmastust sellele grupile rohkem, et see südametšakra on avanenud sul septembrikuuses, osade puhul ma tajun ka muidugi partnerlussuhet ehk siis siukest romantilist suhet, et see armastuse energia, ütleks nii, ongi võib-olla siis alustala, mis kannab teid hästi tugevalt septembris, mis hoiab teid vee peal, mis hoiab teid tasakaalus, mis hoiab teid enesekindlana ja te kõnelete oma mõtted edasi ka läbi armastuse, mis tõttu olete siis rohkem ka kuuldavusest nii-öelda teistele. Ja selline on siis minu lugemine sulle, kallis grupp number 4, et kui sulle see lugemine meeldis ja oli abiks, võid jätta like'i ja kommentaari alla ja ma soovin sulle kõike head. Mul on sinu üle väga hea meel, et need sõnumid lihtsalt kinnitavad seda, et sa oled väga-väga tubli olnud mingis osas nagu töötamise kallal just nagu, et sa oled töötanud millegi kallal hästi-hästi tugevalt. Ja jah, et me kohtume siis järgmises videos. Tšau!